Nii, tere hommikust. Homme on siis Ironman 70.3 start. See aasta on mul siis teine kord, kui ma selles võistluses osalen ja võtsin just hommikul välja jalgratta. Käin siis üle mõningad detailid, et kontrollin üle kinnitused ja veendun, et kõik mutrid ja kinnitused on korralikult kinni tõmmatud ja siis peale seda täidan ära siis veepudelid, panen ka ära siia Maurteni süsivesiku segu ja valmistan siis ratta homseks võistluseks ette. Täna siis kell 1 on mul plaanis minna teha check-in. Lähme siis koos Rainiga, saame kokku. Rain on see aasta, osaleb see esimest korda. Siis õhtul kella 7 ajal ma viin ratta siis T1 vahetusalasse ja tahaks täna veel teha väikese soojendusjooksu. 3 kiltsa siis soojendus ja lõigud 10 korda 100 meetrit. Nii, mis veel põnevat? Mul on tehtud ka nimekiri kõikidest asjadest, mis mul peavad olema kaasas, et ma oleks kindel stardis, et mul on kõik olemas vajalik. Sest eelmine aasta juhtus mul selline asi, et ma unustasin ratta külge panna siis rattakompuutri ja seoses sellega ma ei saanud sõidu ajal jälgida oma siis pulssi. Et pidin kella pealt korra vaatama, aga see ei ole kõige mugavam. Ja samuti lendas mul eelmine aasta üks pudel välja, kuna just need samad kinnitused tulid lahti. Vot, mis see aasta veel sellist muret tekitavat. Homne ilm muidugi lubab siis 15 kraadi sooja, vahepeal võib ka vihma tulla. Ühest küljest on see mulle sobilik, et on jahedamapoolne ilm, aga samas teisest küljest ma mõtlen, et mis ma siis selga panen. Kas ma panen püksid, kas ma panen mingisuguse kileka või mitte. Lisaks panen ka kaasa endale remondikomplektid, et juhuks, kui midagi rehviga peaks juhtuma, siis saaks seda parandada. Ja näitan ka ratast, millega ma see aasta osalen. See aasta on siis mul eraldi stardiratas, TT. Ostsin selle siis kasutatuna ja senimaani olen osalenud sellega siis 3 triatlonil ja jäänud täitsa rahul. Aga praeguseks kõik. No nii, täna on siis täispika Ironmani päev. Jalgratta parkla on veel tühi. Siis ja jalgrattureid sillal. Liigun siis võistluskeskusesse, et saada kätte oma number. Parkimist oli päris raske leida, juba sellised suuremad ummikud ka, et tuleb aega varuda. Nii, vihm hakkas sadama eelmisel aastal samal ajal
olin suuremas kuumuse rabanduse käes. See aasta hoopis teised tingimused. Aga võistluskeskus on mujale viidud siia Unibet Arenasse. Nii et lähen võtan oma asjad ära ja vaatan, mis siin veel põnevat näeb. Siis nagu andi näite, et ta ei täida siis kellegi lapsevanema mitte võimekust saada saavutust või tippsportlaseks, vaid ta liigub iseendavast on ise liikumisest või lapsena võib-olla ainult see, kes suunab teda, võtab siis selle ratta kaasa võistleda ei saa, aga ta saab siis esilgus näiteks ratta. Nii otsin siis, kus saab check-in'i teha. Stuudio. Tuttavad näod. Lastel on ka siin boksikott pandud. Erinevad nodi müüakse. Ringstore ka siin oma asjadega. Väljas Enervit. Selle, mis ta ümber on ju ise. Et kui see keskkond ongi liikumist armastav ja liikuma pakkuv tegevusega, siis see on normaalne. Rattavarustus. Aha, mul on heeblid vajast. Need on mul kuskil ära kadunud. Aga siis vastu... Väga tattus jutt. Saanko hanskat käteen, kun vaimalla menee Suomeen? Seekord tundub nagu rohkem kaupa müügil võrreldes siin näiteks eelmise aastaga. Aha, litsentsid. Hakkan jõudma õigesse punkti. Ja ongi lõpp käes. No nii, asjad käes. Sain väikse chipsipaki. Siis on, number on 506. Siin sees on müts ja kleepsud. Siis sain särgi. Ja sellise mõnusa kotiga. Ja võistluse kotid on siin all. Ja nii et nossin heeblit ka endale ära, ma siin, mida ma otsisin. Nii, aga jah. No nii, asjad käes, Rain ka minu kõrval siin, kellest ma hommikul põgusalt rääkisin. Kellele te rääkisite? Kellele? Mul tuleb videovlog, seal oled ka seal sees. Jõu! Nii et õnnelikud inimesed homseks stardiks täiega valmis. Täna vaatame, mis seljad on. Ikkagi kõigil on nagu pikad. Aga jalad on kõigil kaljad. Osadel ei ole ka pikad vaata. No nii, esimene jooksumees tuleb. Ei saa mennä tonne. Niin pitäisi tulla kohta. Nyt tulee eka juoksuja.
asjad pakitud, kiiver pähe, number ette. number on mul siis 506, homme võivad kõik tulla raja äärde kaasa elama. Võtsin paar soojemad jakki igaks juhuks kaasa, juhuks kui äkki otsustan midagi ringi, siis on valikuvõimalus. Sinine kott on siis jalgratta varustus ja punane kott on mul siis siin kotis juba ära pandud. See on siis jooksuvarustus, siia panin ka ühe jooksujaki, tossud, keelid, sokid, ei, sokki ei pannud. Nii. Aga asjad koos. Võtan ratta ka välja. Seekord Helen aitab mind, on selle üle väga hea meel. Nii et ega muud midagi, võtan nüüd ratta ja kõnnime tee ühe poole. Look back on the radio, all the way there. Okay. 745, 746. I want 746 going in this way. I want 745 on this side. Okay? It's going to go both sides of red and you're going to stare at each other all the way down to the end. Okay, you are 1013. I would like you to have you on the right side of orange. Go, 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 go! Looking strong! Still going! Nii, ratas on ära pandud, liigun exiti poole ja lähen koju puhkama. Valmistun siis ette homseks võistluseks. Ei viitsi täna õhtul midagi muud teha, lihtsalt rahulikult olla. Ja täna tuli päike välja, mis on mega mõnus, nii et tänased võistlejad saavad päikest nautida. Loodame, et ka meil homme tuleb päike ja saab päikese käes võistelda. Aga praeguseks kõik, nii et see you tomorrow.